tööle ja siis saab tulla. Siin ka need starting. Tervist, oleme jõudnud laivi ja täna on õnneks nii, et meie põhikaamera töötab, aga Marti ka siin natukene vaatab oma asju. Paneb omale ka veel mobiiliga kõik asjad laivi. Et mina Oskar, kas host on meil Marti ja tegelikult siis millest kõigepealt nagu ikka tervist! loopargi.ee, minge vaadake, loo alevikus on meil katusekorterid valmimas, mida müüme ja vahendame ja tahame kõigile pakkuda selleks, et tegelikult saavad ägedad asjad tulema. Eile tegin just ühe postituse ka sellest, et seal lool on kõige ägedam kolmetoaline just meie arenduses, sellepärast et katusekorterid on teistmoodi. Ja lõpuks, kui need valmis on, siis nad on ägedad ja teiseks mulle meeldib see, et ma olen ise katusekorteris elanud. Mul oli siuke suur 3 100 ruutu ja need katusepinnad ja need aknad ja vintskapid, kõik kui see on hästi tehtud ja suured aknad on, siis minu arust on see väga lahe. Ja see hinnatase on tihtipeale ikkagist kallim võrreldes teise sarnase kolmetoalisega ruutmeetrite mõttes kui mingi paneelikas, et ta on nagu hinnatum. Või mis sa arvad? No mul praegu on üks läbirääkimise kõrvalmajas 2-toalise korteriga ja vaatasin lihtsalt Indias, mis siis nagu konkurentsis on, et siis tegelikult on seal mingi 2-3 korterit veel, mis on nagu renoveeritud majas, renoveeritud korter ja 2 ja 140 000 umbes. Meie korter on mõnes mõttes isegi nagu madalama hinnaga, aga jah, sisustus tuleb nagu juurde. Lool 2 kindlasti 140 maksa. Ei no, lihtsalt pakkumised on sellised väljas nagu tõenäoliselt keegi pakub. Müüdud ei saa, on ju. Reaalsus on täna, ma arvan, ikkagist pigem paneelikas väga heas korras, värskelt 120, 115. No, sinna poole, aga küsitakse. Okei, uusarendus hinnad on 140. Jah, just. Aga nemad on lihtsalt korteri hästi ilusaks teinud. Ja siis renoveerimine. Ja no ja samas see on katuse korter. Maja renoveerimine on vanem nagu. Mitte see, mis minul on müüki tulemas. Okei. Ma vaatasin, et see on müügis veel konkureerimas. Okei. Üks korter on, jah. Hinnastamine ongi nagu paras keeruline asi, mida teha nagu. See on minugi jaoks tihti nagu keeruline, et need objektid, kõik mis tulevad, on tegelikult igasugused, kõik on väga erinevad. Ei ole kõik ainult Lasnamäe, Mustamäe paneelikad. Absoluutselt. Mul näiteks üks sõber just kirjutas vana lapsepõlvest tuttav ka juba, et kirjutas seda, et kuule, tule hinnasta mu kinnistvara. Kõigepealt saatis lihtsalt pinni, on ju, et palju maksab. Siis ma ütlesin, et mul tuli meelde, kuna ma olen seal kunagi lapsepõlves käinud või noorena ja mitte lapsepõlves. Noorena, kui me seal 18 olime, et tal vanemad elasid seal ja see oli suur kinnistu on see, kus oli maja, minu mäletamist mööda on seal eramaja, siis seal oli mingi laudkuur vist, veel mingid hooneid ja siis ta ütles, et ei, need on kõik vared, aga ikkagist jällegist hästi oluline on meil alati, kui me hinnastame, tegelikult me tahame koha peal käia selleks, et see tunnetus, arusaam, mis seal tegelikult on nagu mega oluline. Kõik võib olla muutunud ja teiseks isegi kui teil on näiteks, kui me räägime kinnistu hinnastamisest, teil on teie jaoks nagu väärtusetu kinnisvara seal peal, siis mõne jaoks võib see nagu, tähendab, see muudab hinda, et see ei ole päris nii, et ja kui ta ei muuda ülesse poole, siis ta võib allapoole muuta, selleks ta on kulu, et sa pead lammutama hakkama seda. No mul Pelgulinnas arutasime hinda nagu majal, eramaja põhimõtteliselt, ühe küll ettevõtte kasutada täna on ju 360 ruutu umbes. Mõtlesin, et nii, et kohalpandel käinud, arvutasin seal mingisugust hinda, et maa hind pluss maja ehitushind näiteks kas või selle järgi ruutmeetrite järgi arvutada ja aga koha peale minnes ma nägin, et hooviala ei ole, sinna hoovi peale on ehitatud veel üks maja, kus on korterelamu, siis nad on teinud notariaalse kasutuskorra nende majade haldamiseks või kasutamiseks, korterite kasutamiseks. Siis see maja, mida tahetakse müüa, on ise korteri omand. Nii et ütleme, need juriidilised asjad on nagu võib-olla ebatavalised. See, et sul ei ole hooviala, ei taha keegi eramajana osta seda tõenäoliselt on ju. Ja see hinnastamine nagu kujunes hoopis teistsuguseks kui esmane tunne tundus, et väga äge Pelgulinnas eramaja
suur eramaja 2000 aastal kapitaalselt renoveeritud. Kõik tundus nagu hoopis teine informatsioon, kui lõpptulemus tegelikult tuli nagu. Ma olen juba nõus sellega, et see on hästi oluline tegelikult, see koha peal käimine on mega oluline. Ja siis sa nägid ka seda, tunnetasid seda seisukorda ja kuidas see kõik seal on paigutatud ja tegelikult 25 aastat kasutatud maja ikkagi on, ta ei ole enam kapitaalremondiga tehtud. Ma olen sinuga nõus ja mul tuli sellega meelde üks koduleht, mis hinnastab kinnisvara. Valuro, see on lihtsalt üks leht. Kes ei tea, siis minge vaadake, mulle Anni näitas seda. Valuro. Valuro, jah, .ee. Valero ei ole. Valuro. Ühekordselt tähed kõik. Ma tahtsin öelda kõigile, kes on kunagi seal oma kinnisvara hinnastanud, siis jumala eest ärge uskuge seda, mis on esiteks kinnisvara keskmine hind. Kinnisvara keskmist hinda pole olemas, nagu pole olemas keskmist inimest. Ja siis see süsteem, panin siia päris mitu aadressi, kus oleme korterid edukalt ära müünud või kinnisvara ära müünud. Ja kuidas ta hinnastab, on ikkagist nagu eksib, ma julgen öelda 10-15, kohati ka 20% hinnaga. Koguvad võib-olla objekti endale siit. See on vist, mulle tundub, et see on mingi, võib-olla on kellegi reklaami ja hea meelega, et see on mingi firma oma nagu, et kui sa teedki, siis ta saadab sulle, et täpsema hinna saamiseks võtke juba meiega ühendust. Aga kui inimesed lähevad siia, kasutavad seda, ma ei ole kunagi näinud seda, kus see reklaam nagu läbi käib, aga ta võtab Maa- ja Ruumiametist andmed tegelikult, on ju. Siin on kirjas ka. Tegelikult on ju selline väga üldine. Meridian on see põhimõtteliselt, et seal te võite mööda püksi saada, et ärge oma kinnisvara kunagi hinnastage, minu soovitus. Lihtsalt sellest tulenevalt, et te panete kuhugi süsteemi sisse, vähemalt täna veel mitte, süsteemi sisse lihtsalt, et siin on hinnastamise puhul on mega oluline see, mis meil on, see tunnetus, et sa käid kohal, sa saad aru, mis on need loogikad, praktikad, mis seal turu peal toimivad ja täna vähemalt AI või süsteemid või statistika ei võta seda arvesse, ta võtab lihtsalt numbri baasil selle ja see tuleb vale. Ja see Valuro samamoodi paneb täiega pange, et miks teha toodet, mis paneb täiega pange, et see on ainult selle jaoks, et püüab kinni. Ütles mulle korteri hinnaks praegu kõrgem hinna, kui meil praegu müügis on. Ma räägin need tehtud tehingutest. Ma ütlen, ühtegi huvilist meil ei ole, nii et kõrgem hinnaga tõenäoliselt ei ole veel ebareaalselt mul müüa nagu. Ja siis tegelikult ongi see, et annab sulle vale eksitava informatsiooni, et kõik need päris tehingud, mis mina panin sisse, on valesti hinnastatud ja on madalad. Nii et pole midagi teha. Kuskil võiks olla, minu arust võiks olla tulevikus see, et see oleks tänuväärt asi, kui keegi monitooriks. Tegelikult seda saab vist KV-st vaadata, ma olen vaadanud. Seda saab osta kinnisvara üüri statistikat. Aga see on ainult meil ju tunnetuslik, me samamoodi teame, mis hinnaga ära lähevad ja siis tegelikult mõnikord vaatame avalikke pakkumisi ja mõtleme, mis selle korterist nii palju raha ei saa. Me teame seda, aga inimene, kes vaatab lihtsalt hinda, siis tal pole õrna aimugi, mis hinnaga tegelikult täna kinnisvara nagu üürile läheb, on ju. Et see oleneb väga paljudest nüanssidest. Aga tulles veel hinnastamise juurde, siis tegelikult hinnastamise poole pealt mul täna oli siin kohtumine ühe kliendiga, vaatasime natuke tema kinnisvara üle ja ühe kinnisvara panin müüki seal. Kohe on tulemas, tegin story ka, kes tahab mingi vaadake. Paldiskis on üks ühetoaline korter, aga jõudsime ka sealt edasi ühe eramuni ja jõudsime sinnani, et me peame ka selle ära hindama, selleks, et me müüme selle ühel hetkel maha, võib-olla kevadel tuleb Arukülas üks, võib-olla, see ei ole kindel, üks väga kihvt maja tegelikult müüki, siuke täitsa tänapäeva selline standardi järgi nagu sisustus ja viimistlus ja kõrged laed ja ühekordne ja hästi palju suuri avaraid aknaid ja kõik siuke äge. See kandiline maja on funkstiilis, jah. Ja siis, aga põrkasime selle mõtte juurde, et mida teha ümber, et olla siis turul veel konkurentsivõimelisem ja jõudsime paremat hinda saada siis. Ja üks asi kindlasti, mida täna eramajade puhul meie näeme, on küttesüsteem. Et kas see on siis, alustame siis kõige paremam maaküte, et see on nagu A ja O. Kui sul see on olemas, siis sa oled juba turu peal nagu eelistatud seisus. Et lihtsalt nii on, kui on nagu kaks võrdset maja, siis mina ütlen, et täna turg, see on see, mida me näeme turul.
turg tahab osta ikkagist nagu maakütet. no sellega on lihtsalt see, et seda ise välja ehitada on kallis, aga kui Kallis. on olemas, siis ülalpidamine on nagu soodne. Absoluutselt. Siis teine on õhk-vesi, et ja need on need komponendid, mis nagu noh, küttesüsteem on maja süda, ütlen mina, on ju. täna ventilatsioon ja need asjad ka veel, aga küttesüsteem on ikkagist maja süda. Ja kui see on nagu moraalselt vananenud, siis me jõudsimegi sinna, et sellel majal, mis on siis 15 aastat vana, minu jaoks ei ole nagu väga vana maja. tegelikult pole üldsegi vana ju. Et korralik maja, ta on hästi hoitud ja kõik, siis, aga seal on pelletküte. Et pelletkütte puhul, nüüd ma saan aru, omanikena on see tegelikult võib-olla mõnikord ka soodsam isegi kui maakütet omada, sellepärast et kraanul on vahepeal väga-väga odav ja kui see on valmis ehitatud, siis absoluutselt, ta valmis ehitatud, jah. Ja kõik on nagu selles mõttes moodne, et tegelikult küte on põranda sees. Noh, põrandaküte on justkui sul, aga ta lihtsalt süda, see, mis kütab, on pellet. Jah, selleks saab olla siis maaküte, õhkvesi või siis pellet, on ju. Ja mina ütlesin, et ta küsis, et mida ma võiks ringi teha, et majal oleks nagu veel suurem konkurentsivõime. Siis ma ütlesin talle kohe esimese asjana, kui ma sain teada, et seal on pelletküte, et vaheta see ära. Ja siis meil natuke info põrkas oma vahel, et aga miks, sellepärast, et see on ju nii hea ja ma saan aru, et tema jaoks on see hea ja mugav, aga inimesed on mugavad. Ja noored täna turul ei viitsi näiteks korra nädalas mingi kraanuliga tegeleda või osta seda endale. Hirmutavad, see on vana süsteem. Jah, ja see ongi moraalselt vananev. Ja siis ma jõudsingi sinnani, et ma helistasin hindajale. Samas on ta, vaata talvel õhk-vesi ei kannata mingid -20. Ja ta töötab elektriga. Pellet on autonoomne. Puidu peal töötav asi. Tegelikult seal on ikkagi mingi elekter ka ja see katal ja pumbad ja värgid ikkagi töötavad elektriga. Aga tal oli see, et tal töötab eraldi kenekaga, kui vaja veel mingi tehtud dubleeritav see. Aga no natuke siin see sõjateema tuli seal sisse, on ju. Ja oma purga. Aga mis ma sellega öelda tegelikult tahan, oligi, ma helistasin hindajale, küsisin igaks juhuks üle, et tegelikult see ei ole ainult nagu enam meie peas moraalne vananemine, vaid ka hindajad täna arvestavad 5% soodsamaks selle kinnisvara, millel on pelletküte. Kuna see ei hindad ei saa arvestada siin, ta ütles mulle, hindad ei saa arvestada kulu ainult, et see on odavam mõnikord isegi kohati. Ülalpidamiskulu, igakuine kulu on madalam küll. Jah, aga sul on hooldus teistsugune ja tegelikult ta on lihtsalt moraalselt vananenud küttesüsteemi lahendus, sest tänapäeval on, ta ei ole kaasaegne ja sellest tulenevalt on ta tegelikult nagu kehvem. Ehk siis ongi justkui see kolmas versioon on siis pellet ja siis pärast seda on juba tegelikult elekter. Täna on endiselt ka nagu neid, et esimene korrus on, vanasti tehti palju maju, no ütleme, et vanasti parem, et alumine korrus oli põrandaküte, üleval olid radiaatorid. See varianti on päris palju. Ja siis on ju ka tegelikult, et ongi ainult radiaatorid, elektriradiaatorid. Ja siis on õhksoojuspump ja elektriradiaatorid ja siis on kamin veel. Ja siis on see selline nagu öeldakse selline kombineeritud küte, aga see on nagu kamin on nagu tore, kui on tegelikult, aga see ajab tegelikult tänapäevased küttesüsteemid hulluks nagu kaminat kütta vahepeal. Aga isendast elektriküte on see, mis inimesi hirmutab, mis kõige rohkem, absoluutselt nagu elektriradiaatorid. Kuigi jälle aasta keskmine võib tulla tegelikult nagu madal nagu. Või siis sama. Oleneb lihtsalt, see oleneb hästi palju majast ka, kas see on soe maja või laseb õhku läbi. Kui ta hoiab sooja korralikult, jah. Et me oleme müünud, mina olen ka müünud maja, kus on elektriradikad ja tegelikult kui sa vaatad talvelarveid ja vaatad suvel ja vaatad aasta keskmist, siis tegelikult on soodsam kui näiteks mõne maja puhul, kus on olnud õhkvesi. Täna on korterites ka, ütleme, puitmajades. Küsimus on kvaliteedis. On need elektriradiaatorid, aga inimesed nagu kardavad neid nagu, ei pea neid nagu headeks lahendusteks nagu kaasaegseteks. Need on moraalselt vananenud, et see on hästi lihtne sõna sellele. Kuigi jälle kulud tulevad tegelikult madalamad. Sa ise reguleerid, paned niisuguse temperatuuri nagu tahad ja tõenäoliselt keskküttega võrreldes on madalamad kulud. Et ühesõnaga hästi oluline on aru saada, et ja miks see info oluline võib-olla ongi see, et müügis nagu mängib see rolli, et kui sul on näiteks, ma ei tea, 400 000, 500 000 maja on ju, ja sul on nagu turu peal päris palju sellise hinnaga juba tegelikult pakkumises erinevaid stiile ja asukohti, siis ja kui sa tuled oma pelletiga seal välja on ju versus teine maaküttega, siis täna keegi uut maja pelletiga tõenäoliselt ei ehita, jah. On ikkagi õhk-vesi põhiline. Aga mure maaküttega.
no neid on vähem, aga ikkagi see ehitushind on nii palju kallim, et inimesed eelistavad ikkagi seda õhkvesi. seda saab pärast hiljem, õhkvett ja maakütet saab juba süsteemi mõttes ringi ehitada hästi lihtsalt. seda küll, aga lihtsalt, et esmalt tehakse nagu tavaliselt õhkvesi, kuna see on odavam nagu. Aga see õhkvesi, see seade või välisaparaat, kaaluge, kuhu te selle majas panete, et naaber ei hakkaks pärast nagu pretensioone esitama, et see on liiga mürarikas ja hakkate ümber ehitama seda nagu. Hea point, et fair point, et see tuleb niikuinii välisosa, see on ehituslik muudatus, kütusüsteemi muudatus niikuinii juba, see tuleb EHR-is seadustada, et kui te nüüd me juba räägime ümberehitusest nagu kaasajastamisest, siis küttesüsteemi lahenduse muutmine läheb nagu, sa pead sellele nagu ehitusteatise võtma, ja kaasajastama nii-öelda oma dokumentatsiooni. Ja üks asi, ehitusregistris, et see on oluline, sellepärast, et kui te jällegi kunagi müüma hakkate ja teil on seal stiilis, kunagi oli elektriküte, nüüd on õhkvesi. Õliküte oli. Või õliküte on ju. Ja nüüd on õhkvesi, siis ilmselgelt on see nagu panga jaoks punane lipp ja tahab, et see kaasajastatakse niikuinii. Ja siis te teete seda tagantjärgi ja võib-olla siis on vaja nagu, ma ei tea, läheb kauem aega ja on tehing venib ja nii edasi. Tihti ikkagi ostja ilmutatakse ära sellega, et andmed on puudulikud või valed nagu. Ja siis ostja läheb väga hirmule ja ei tahagi osta. Võib ka olla laenuhaldur, kes avaldab oma isiklikku arvamust, kui võib-olla peaks, siis ütleme nii, et neid asju hiljem hakata korda tegema võtab rohkem aega nagu. Ja klient ei taha oodata, ostja ei taha oodata nagu. Küll on juhuseid, et ma sain nagu paari päevaga saime ehitusregistri andmed kõik muudetud nagu. Pildid kõik asjad ära, aga samas võib minna ka väga palju nagu aega. Kuu aega on neil aega vastata, 30 päeva on aega vastata ametlikult nii-öelda ametnikel, aga nad teevad nii kiiresti, kui ehk ikkagi teevad. No nii on, et ühesõnaga see moraalne vananemine kinnisvaras minu arust põrkab aina rohkem sisse nagu erinevates objektides mulle, et ongi nagu kas korterid, eramud, kinnistud, nad eriti vanane moraalselt, et seal on pigem küsimus see, et kui me räägime isegi moraalsest vananemisest. Puhul on see, mis sul naabruskond on. Mis on naabruskond ja teine on, kas on tsentraalne vesi või puurkaev, et see siiamaani on kuidagi moodi, et eestlased usuvad puurkaevu, et kui on oma vesi, siis on kõige puhtam, kõige parem, kuigi mõned piirkonnad, just hiljuti oli kuskil suur jama, et Kose piirkonnas oli, jah. Et see kolibakter oli sees, et liiga, ei, seal oli see mure, et inimesed, kes on väidetavalt teinud endale paagid, ei ole need paagid, vaid nad tegelikult jooksevad üle jooksuga maasse ja põhjavesi saab nagu reostatud ja siis jood oma sita vett. Ja siis on naabritel ka see... Jah. Kõigil. Et kellelgi ei ole tegelikult paaki, kuigi peaks, on ju. No ütleme, see on, omad puurkaevud on võimalikud, ütleme, paljudes nendes vanades suvila piirkondades. Kuigi on täna juba ikkagi toodud ka Euroopa Liidu rahades siin need trassid nagu hoovi peale või kinnistu piirile. Aga mingites piirkondades on vist isegi nagu kohustus liituda nendega mingist ajast nagu alates. Aga seda puurkaeva nagu ei pea kinni panema. Ei kastmisveeks ja mis iganes. Pigem siin on see lokaalne kanalisatsioon. Et täna jällegi, kas lokaalne kanalisatsioon, ma ütleks seda, et mina näiteks talumaja olen müünud, siis mida ma iga talumajaga tunnetan müües seda taluhoonet vanad sihukest kompleksi, ma ei ütle, et kõik on nagu siuksed vanad, et need on korda tehtud olnud ja ägedad, aga seal on vanast ajast jäänud näiteks see imväljaku süsteem, on ju. Siis seda tegelikult inimesed nagu nii väga ei armasta, et nad armastavad sellepärast, et sul ei ole nagu kulu jah, et sa ei pea seda autot tellima justkui. Ei pea iga kuu tellima, on ju. Aga lõppkokkuvõttes on ikkagi selle, ja see imväljakutega on ka hästi oluline see, et kas ta on ikkagi nagu tänapäeva normide järgi ehitatud või ta on juba seal 100 aastat vana, on ju. Et ühel hetkel sa pead ringi tegema selle. Tihti on see, et inimene lihtsalt ütleb, et ma pole kunagi autot kutsun, mulle öeldi, et mul on siin mingi paak või mul on mingi vana süsteem. Ma ei tea rohkem midagi, mul ei ole mingit muret nagu. Ja unustatakse ära. Kulusid ka ei ole nagu. Ja, et, aga ma näen seda, et tegelikult ikkagi seda otsitakse, kas linnakanal on, maal sa ei saa seda nõuda, aga
kui sa Tallinnast väljas ikkagist oled seal 50 kuni 100 kilomeetrit, siis see imväljak või paagilahendus on täitsa okei, inimesele sobib see ja noh, ei kui ole sul hull. on oma maja Jah, ma räägingi. hajaasustus on ju, Hajaasustus, siis võib-olla jah. lubatakse, aga tiheasustuses nad ei luba. Ei, seal ei luba jah, seal tahetakse ikkagist ühendust. kinnine paak või kinnine siis paak. on jah, trassiga nagu. ja kui kinnist paaki rääkida, siis tehke see lisainvesteering ja pange nii suur kui võimalik. mõelge oma varasemate veearvete üle nagu. jah, et see saab päris kiiresti täis, kui te panete mingi minimaalse sinna. 3 on vist niuke keskmine, aga soovitatakse ikkagi, ei, 5 on vist keskmine, aga 10 soovitatakse panna nagu. 10 võiks vähemalt tegelikult olla, eriti kui pere taga on. Kuupi jah. Et ma tean, et on ka 15-seid olemas, et esiteks sul käib see auto palju vähem, et ja selle tühjendamine minu teada hiljuti, kui ma ühte maja müüsin, oli 75 euri. See oli seal Saku taga Kiisal. Et noh, täna võib isegi 100 olla võib-olla peale, on ju. Et ja kui ta käib sul seal aastas 2-3 korda, siis see on nagu päris arvestatav kulu jälle. Et nii on, et eks tegelikult kui kuludest rääkida, siis mida me näeme jälle kinnisvaras nii elukondlikus müügis ja üldse tarbimisel inimestele ikkagist kõige olulisem on igakuine kulu, mis kaasneb siis kas noh, peale selle, et sul on kas laenumakse või üür. Et inimesed tahavad seda kulu teada, mis see on. Et ei ole nii, et noh, suva, et siin on nii palju sots siia, sots sinna. Elekter, vesi, kõik niisugused asjad, aga eramajal on ühed kulud, korterite puhul on nagu teised asjad. Need eramajad on ägedad, kus on maaküte, siis seal tegelikult on ainult üks arve. No elekter või? Ainult elekter, selleks, et vesi tuleb selle kaudu, kõik asjad tuleb selle kaudu. Mingid hooldamise kulud ka. Aga noh, seda, kui on uus süsteem, siis suht madal. Madalad kulud, jah. Vot, aga lähme siit edasi. Laterdasime sellest juba 21 minutit, et ma vaatan korra äkki mingeid küsimusi kellegil tekkinud siin vahepeal. Ei ole. Et hinnastamist rääkisime. Kas müüa üürnikuga või ilma olema pannud märksõna siia? Et täna mul jällegist endal oli üks teema, kliendiga suhtlesime, et ta küsis, et kas ma paneks äkki üürniku sisse ja siis müüks nagu kinnisvara. Siis ma ütlesin, et parim versioon on alati minu hinnangul see, et kui korter on vaba, korda tehtud, sul ei ole seal mingeid üllatusi, kui sa lähed. Ma saan aru, et inimestele ei meeldi ise kommunaalarveid sellel ajal maksta, eriti kui talveperiood. Et müüja on ka juba nagu välja kolinud, on ju. Inimesel korrastuse ja siis nagu... Kas müüja välja kolinud või siis üürnik? No üürnik ka, jah, et korter on nagu jah, tühja korras. Tühja korras, et oleme müünud ka üürnikega, aga see on ikkagi see, et esiteks üürnikud on erinevad, inimesed üldse on erinevad. Mõnel on alati puhas, tähendab seda, et tegelikult riided seal ja siin ja mingi asjad vedelevad kuskil ja ma ei tea. Ühesõnaga ei ole hea. Tihti püütakse selle, ütleme siis, ise ei elata, üürnik on korteris, püütakse seda viimast maksimumraha veel sealt nagu saada sellelt üürnikult, et noh, tõenäoliselt kui minna pangalaenu võtma ja öelda, et üürnik on korteris, ostja ütleb, siis nagu on see panga jaoks nagu probleem ja tekitab riski, et kas ta ikka kolib sealt välja nagu õigeaegselt. Ja siis kui on ju võimalus ka tegelikult osta nii, et üürnik jääbki nagu korterisse ja võib-olla ostjale seda tegelikult sobiks, et ma ei tea, mingid kuud see üürnik elab seal, aga tõenäoliselt on siis vist mure kodulaenu saamisega nagu. Ja. Et seda pank ei pruugi uskuda, et ta kolib 2 kuu pärast välja nagu. Pankad tavaliselt tahavad saada notarilepingu ajaks seda kinnitust. Tegelikult see on nagu osapoolt, et ei ole üürile antud või on üürileping lõpetatud. Ja see nende jaoks, kui panga jaoks üürileping lõpetatud, tähendab, et seal ei ela kedagi enam. Et mis sest, et see üürnik võib-olla 3 päeva pärast läheb, et te ei pea seda nagu seal, see lihtsalt omavahel öeldes, aga te ei pea seda notarilepingu tegemisel ütlema, et kui te omavahel kokku lepite, siis all good ja tegelikult neid tehinguid tehakse kogu aeg selliselt. Aga oluline on ikkagi see klausel jah, et üürileping on lõpetatud, seal ei ole jätkuvat üürilepingut, mis on nagu aluseks see, et... Sul ei olegi varianti, sul nagu nii on see lepingus seal notaris kirjas. Jah, täpselt, pank tahab seda. See on teema, millest nagu nii rääkida. Kui see on koduks ostetud kinnisvara. Et ma ei tea, mul väga halbu kogemusi vist pole, lihtsalt natukene võib-olla ebamugavam tülitada neid üürnikke seal, kui on soov nagu näidata korterit ostjale. Kuidas sa teed tavaliselt, kas sa kuidagi... Teavitan, et ma tahan nüüd selle õhtu tulla. Helistad või saad meili või? No üldiselt ikkagi püüan helistada palju. Ja ma ka. Kuigi täna on üsna palju
huvilisi, kes kirjutavad. ei anna numbrit ka. ja numbrit ka ei anna. Ma alati aga küsin. üürihuvilised ja müügi- või ostuhuvilised ka nagu müükide asjus kirjutavad. Ja siis sa helistad talle, ta ei vasta ja siis ta kirjutab sulle ja siis sa muudkui niimoodi kirjutad nagu. Ma olen mitu korda üritanud vahepeal, mäletan ühe huvilisega oli niimoodi, et ta kirjutas kogu aeg ja isegi kui ma helistasin ja sain ta kätte, siis ta ikka kirjutas lõpuks. Ja siis ma läksin ka meili peale üle, aga see meili teema, see on nii palju tõlgendamist, arusaamatusi. palju aega juurde nagu aga no paljudel ongi, ei olegi kiiret ja tahavadki omas tempos teha. aga ma ütlen ausalt, üürikorteritega ma teen küll niimoodi, et kui üürnik telefoninumbrit ei anna, siis ma üürilepingut taga kindlasti ei tee. Et kui ta alguses sellise suhtumisega on, et miks teil mu numbrit on vaja, see näitab nagu väga hästi ära, et kuule, et sul on vaja üürikorterit ja sa ei ole valmis isegi oma... ei ole sellist muret on, et võib-olla ma ei ole esimese asjana küsinud ma küsin alati üürnikult numbrit, aga siis kui ma juba kohtumise aja kokku lepin, siis ma ikka küsin numbri, et sama. kui mul tõesti peaks midagi muutuma või midagi vahele tulema, siis ma saan talle helistada, et ta ei oota üksinda selle ukse taga nagu. Et selleks ma küsin ka alati ja mul on olnud olukordi, kus inimesed ütlevad, miks teil seda vaja on, me võime emaili teile ka suhelda, siis ma olen ilusti selgitanud, siis nad annavad, aga on olukordi, see on nagu minu jaoks on see ohumärk, et üldiselt on olnud lõpptulemus ikkagi see, et sa ei kohtugi sellise inimesega, kes ta nagu kirjutab ära, siis paljud ütlevad, et kui sa saad telefoni teel kätte, et mis objekt see oli, mis see aadress oli, saatke mulle see kiri tagasi, siis ma vaatan uuesti üle ja siis ma kirjutan teile, kas ma tahan seda vaatama tulla. Et selline nagu tõsine suhtumine või niisugune konkreetsus tegelikult puudub, et inimesed lihtsalt nagu tihti on öeldud, et ma eile õhtu läbi vaatasin ja kirjutasin, lihtsalt panin tahan ja siis hommikul on kõik segadus ja maaklerid kirjutavad, helistavad, mis objekt, mis aadress tegelikult ei tea. See on jumal naljakas. Tihti nagu inimesed ei tea, kus asub üldse see objekt nagu, millele nad on huvi tundnud. Et üks siin viimati oli noormees käis Veereni tänaval tööl ja siis tahtsin Lasnamäe lõppu võtta nagu üürile korteri, et ma kaardi pealt vaatasin, et see ei ole väga kaugel nagu. Et nagu sama hinna eest saad põhimõtteliselt naabermajas veel Veerenis on, et nagu miks nagu võtta siis nagu nii kaugele ja siis tihti on need arutelud tegelikult müügiga mitte võib-olla ostuga, aga üüriga, et kas see on teie jaoks nagu õige piirkond, sobiv piirkond, inimesed ei vaata nagu kus nad on nagu. Jah, täitsa nõus. Ja teiseks, kui rääkida üldse sellest üürihuvilisest veel, siis mida ma viimasel ajal, kuna ma kasutan ka rendinit palju, seal on täpselt sama see loogika minu arust viga, et minu arust hästi palju, täna üldse hästi palju, ma ei räägi ainult rendinis, vaid kõikidest portaalidest tuleb hästi palju ebakvaliteetset üürihuvilist. See ongi just sinu jutule nagu lisaks, et nad saadavad lihtsalt päringuid nagu meeldib põhimõtteliselt. Kõik, mis võib-olla võiks pildi järgi sobida. Ja siis mina maaklerina hommikul vaatan, mul on objektidele 8 huvilist, helistan rendini kõik need kandidaadid läbi, keegi ei taha tegelikult. Nad isegi ei tea, kuhu nad kandideerisid. Et seal on, rendinis on see kandideerimine justkui. Ja päringutega samamoodi teistest portaalidest, et tuleb päring sisse, kui on telefoninumber, ma alati helistan ja küsin, et tundsite huvi selle vastu? Tundsin või? Mis aadress oli? Et päris huvitav. Ühesõnaga, ja tegelikult ma täna turul näen, et tegelikult seda ebakvaliteetset päringut on hästi palju, et vahepeal oli pigem see nagu madal ja oligi see, et kui inimene ikkagi päringu saatis, siis tal oli tõsine huvi, aga täna ma seda välismaalaste puhul on see eriti nagu et nad ei tunne linna ja nad lihtsalt proovivad kuskil saada nagu. Jah, et välismaalaste puhul ma alati soovitan küsige, kus ta töötab, kas ta saab aru, et sinna ei saa nagu jala tulla sealt, kus ta töötab, et ta saab aru ja mõnikord ta ütleb kohe, et ma ei tulegi. Või siis tihti tasub üürihuvilisel alati öelda, et mis on kohe telefoni teel kommunaalid ära. Samamoodi mul oligi Lasnamäel oli üürikorter üüril anda ja siis pere laps käis nagu Nõmmel koolis nagu. Ma küsisin, kas te tõesti tahate, et teie laps sõidab iga päev tund aega kooli ja tund aega tagasi nagu või isegi rohkem. Isegi rohkem, jah. Ei, ma nii ei olnud mõeldud, ei taha, aga nagu nii läks vähemalt, see algus vähemalt. Võttis teise Lasnamäe korteri. Ma soovitasin ikka lähemale vaadata. Okei, ühesõnaga ärge üürnikuga koos müüge, kui võimalus on. Kui investor ostab, teine teema, et siin tuli see teema ka, et aga ma tahan oma korterit müüa ainult investorile, et see on ju hea toode.
väga paljud korterid on hea toode. reklaame, vaatad kuulutusi, hea investeerimise objekt nagu. nojah, mida iganes sellega ei mõelda, aga lihtsalt mõtlen nagu selle peale alati, et turul väikeinvestoreid on tegelikult kordades vähem, kui on ikkagist kogu turg kokku, kes on tavaostja. Ehk siis kogu kinnisvara ikkagist toimib nagu üksikostjal nagu, et kes ei osta kuidagimoodi seda investorina. Ostab jah, et tahavad ise kasutada või lapsele või vanemale või emale või mida iganes. Aga et see toimib nii ja tegelikult kõige suurem väärtus on ikkagi see, kui korter on nagu valmis setup, nii nagu müüakse ja inimene saab selle kätte ja üürniku seal sees ei ela. Tihti öeldakse, et nagu see, et kuidas see ka üleandmine käib, nagu on tihti see, et 6-ajaline üleandmise aeg on nagu ja siis mõni ostja on öelnud selle, et ma ei tea, mina olen alati saanud nagu notaripäeval kätte, et umbes, et ei teagi teist praktikat nagu. Jah, ütles praktika ära. Tegelikult ei ole seda kindlat praktikat nagu, kuskil ei ole kirjas, et peab 6 aja jooksul, peab 2 nädala jooksul, et see ongi 2 osapoole vaheline nagu läbirääkimine, et millal on müüjal võimalik ja millal on ostjal vajalik ja siis leitakse see kuupäev nagu. Mina olen ise loonud siis, tegelikult on ju mingi praktika on ikkagi see, et 1 kuu jooksul antakse üle. See ongi nagu see on siuke maksimumaeg. Et 1 kuu. Jah, see on praktika just. Nagu tegelikult saab ka 2 päevaga või nädalaga või mis iganes. Et sinna lepingusse võib kirjutada mida iganes, aga rääkige nagu, kuidas teil on võimalik ja kuidas ostjal on vajalik nagu. Ja võib ka kauem kui kuu. Ja võib ka kauem kui kuu. Me oleme teinud ka 3 kuud. Mitu kuud ka nagu, jah. Et siis mõnikord, kui ta on kauem kui kuu, lihtsalt selle kuuga on see, et vaata, inimesed tihtipeale võtavad laenu. Siis nad ei taha justkui seda laenu maksta, kui nad ei ole kinnisvara kätte saanud. Et 1 kuu okei, see la. Aga teine ja 3. kuu siis on ikkagi see, et siis lepitakse võib-olla kokku omavahelist mingi kompensatsioon. Et seda päris üürisuhteks ei nimetata, sellepärast, et see on lihtsalt üleandmisperioodi aeg. Okei, aga lähme siit edasi. Mis ma siia kirjutasin endale? Kas pellet ja õhku esi sellest rääkisime? Issand. Mul on nii halb käekiri, et mul on ise välja. Paneelikas versus katusekorter tahtsin rääkida täna. No ma ei tea, sellest on nagu räägitud. Ei, ma kuulame, mis see mõte oli. Mu mõte oli see, et selle hind võib erineda ikkagist, et me rääkisime seda kohe alguses tegelikult. Jaa, okei, õigus. Mis sul see nädal veel toimus? Ma käisin see nädal ja eelmine nädal uusarendustes korterid vaatamas. Ja ühes korteris oligi see. Kus uusarendustes? No näiteks selles, kohe ütle, mis see oli see. Mis tänava? Audentese vastas on seal Suur Sõjakooli tänaval. Okei. Need seal oli nagu igas korteris oli enam-vähem sarnased ruutmeetrid, kus me käisime 3-4 arenduses, 46 ruutu umbes on ju. Kahesed, jah. Aga igas seal lähed sisse, sa tunned hoopis teistmoodi, et ühes oli siis kõrged laed, olid siis nagu kohe niuke avaram tunne. Teises oli nagu seda koridori pinda rohkem nagu korteris seese. Jah, korteris oli seda koridori pinda nagu rohkem. Esikud siis kohe oli tunda, et elutuba on väiksem. Siis teises kohas oli jälle elutuba hästi suur, vannituba hästi suur, magamistuba oli natuke väiksem, et igal pool oli niisugused erinevused. Aga mis mind nagu kõige, lihtsalt tekkis alati igas korteris küsimus, aga kui ma selle kuivati nüüd panen siis? Et siis kõige vastus oli see, et sisekujundaja pani selle kraanikausi täpselt keset nagu seina, nagu täpselt niimoodi, et nagu pesumasin mahub kõrvale, aga kuivatile jääb jälle 5-10. Pesumasina peale vaat kui? No seal on see soojustagastusega seade, et sinna üles ei mahu jälle. Ja siis alati oligi need arhitekt on nii teinud ja siseviimistaja või kujundaja on teinud niimoodi on ju. Aga et saaks nagu seda kraanikaussi nagu 5 senti kõrvale või 10 senti kõrvale, et mõtleks nagu sellise väikse asja peale nagu. No see on see vaata, et ma ütlen selle peale, ma olen ka hästi palju arendustes käinud, et kuskil sa näed kogu erroreid ja see tuleb. Ei, see nagu igal pool oli see asi nagu. Et kui sa teed 100 korterit või 50, siis mingi error kuhugi korterisse kasutusmugavusena jääb kahjuks sisse. Ei, sealt oligi see tagasiside, et lihtsalt sisekujundaja pani ilusti keskele. Ma arvan, et tulevikus aitab väga hästi AI selle probleemi lahendada, et arendajad sisestavad, võib-olla teevad seda juba täna, oma kõik projektid AI kuhugi ühtsesse süsteemi ja nad loovad sellest logi iga kord, kui mingi tagasiside on, et
kraanikauss oli vales kohas selles projektis, sellepärast et kõrvale ei mahtunud see ja see asi. see pole aastatega muutunud nagu. No, ei ole jah, ma tahan öelda, et võib-olla tulevikus äkki muutub. Et aga naljakas on see, et ka need errorid ostetakse ära, et lõpuks kellegile sobib ja aga ikkagi nagu see tagasiside, et juba ennem kokku saamist juba tehti mingid pakkumised ära, siis kohapeal võib-olla tehti isegi mingeid lisapakkumisi ostjatele. Sa käisid selle ostjaga vaatamas seda? Ma käisin ostjaga koos nagu vaatasime. Olete tänaseks juba kuskile mingi suuna läinud või no, ikka? Paar maja meeldivad rohkem kui teised majad nagu. Te käisite vist seal kuskil me käisime Madli, siis Kiisa tänaval, siis käisime Alevis vist ka? Alevi tänaval, Terra omas, Hippodroomi lähme üks oma. Kuidas see Alevi tunne jäi? Seal oli nagu 6. madalamad korrused ja 6. korrus nagu pakkuda, et see 6 oli iseenesest nagu tore. Sealt on vaade hea juba, on. Aga sinna kõrvale on oht, et ehitatakse see üks teine madalam maja ka ikkagi valmis kunagi. Ja see vaade kaotused. Ütleme, see rõdu on sinna selle väikse Alevi tänaval, mis on hästi tiheda liiklusega ja hästi müralikas nagu. Ja tuba paistis hästi väike, mis siis, et te vaatasite seda ühetoalist või? Kahest, okei. Ja seal on küll ka 46 ruutu ja umbes niimoodi. Aga seal oli kuidagi hästi kitsas see tuba nagu. Jaa, mõnikord tundub. Minu arust seal Alevi tänaval on muidu asukoht on muidu tore ja hea, jah. Need ühesed on minu arust väga ägedad suure rõduga, mulle meeldib. Ja mis me nagu endale võib-olla uue asja leidsin, et ma ei ole nii palju võib-olla viimasel ajal sattunud, et uutes arendustes on nüüd pakutakse uue lisaväärtusena jahutust. Et sul on jahutusseade pandud nagu. Küll kõigis ei ole jahutusseadet valmis välja pandud nii-öelda, aga sul on võimalus nagu ise osta see seade ja paigaldada sinna nagu. Ei, see tehakse ikka kohe ära? Ei, no ühes oli lihtsalt valmidus tehtud. Ühes majas, et selline. See jahutuse teema on tegelikult üliteema. Minu arust on see selles mõttes nagu veits ülepaistatud asi, et kusjuures ma olen palju kokku puutunud ise ka, kui ma käin mingid korterid müümas, siis eestlane käib ringi, nagu me elaks kuskil Hispaanias, on ju. Ei, siia paistab päike siia korterisse, ei, ma ei taha, siin hakkab palav. Ja viimasel ajal kõik räägivad, seks meil on ilmselt olnud mingid ilusad suved viimasel ajal. No, inimestel on olnud need sooja ilma kogemused. Ja sooja ilma kogemused, aga minu arust siin Eestis on nagu seda sooja ilma umbes 3 nädalat, on ju, liiga sooja ilma võib-olla. Paned ventilaatori või... Paned selle suvaka ventika tööle. Tegelikult soojustagastuse annab ka nii palju ikkagi seda... Absoluutselt, et see, kas sul... Ma saan aru, sa ostad mingi 500 000 penthouse'i ja sa saad selle kliima, see on nagu fine, aga tulla vanemasse kortermajja ja öelda, et siin ei olegi seda kliimat, et kuidas siin elada saab, siis nagu ma ei tea, eluaeg on elada, meil on külm riik ikkagist, et... No kõik on elanud ja surnud, midagi ei ole teha. Ei tea, ühesõnaga see kliima minu arust veits ülepaisutatud asi, et... Ma mõtlesin korra nendest oma portali objektidest, aga lihtsalt võib-olla huvitav inimesi. Muidugi. Et ma panin näiteks... Saad äkki siia ka vanna? Kaupme tänaval ilusa korteri müüki. Ma lihtsalt mõtlesin seda statistikat jagada. Kumb on nüüd see mõtted? See katuskorter? See katus on suur korter. Esimesel päeval vaadati 250 korda. Näite pilti ka äkki? Oskad panna siia? Pane castingu peale. Aga et nagu, noh, justkui see vaadatavus on hästi suur objektidel, aga tulemust ei ole nagu, ütleme siis nii. Kes ei tea, kus Kaupme tänav on, siis see on tegelikult Olümpia lähedal hästi. No ta on seal kõrval tänav niuke väike. Vaikne tänav kesklinnas. Ma panin sellest. Pane see... Source all. Ja. Screen. Ja palju see vaadatavus sul on siis? 250 päeva jooksul nagu. Klikki või? Jah. Aga okei, ongi natukene võib-olla vähe aega mööda läinud, et pole veel... Võib-olla nii kaua ma räägin statistikast ägedalt, et kuidas portaalid teile numbrid kuvavad, siis hästi, see on küll portaaliti natuke erinev sõnakasutus, aga vaatamine versus klikk on väga suur erinevus, et millal läheb vaatamine kirja teie objektile on see, kui see objekt on näiteks sellel samal lehel, kus on kõik teised objektid, et lihtsalt scrollite kõik, mida see ekraan justkui kuvab, on vaatamine. Aga klikk reaalselt tähendab seda, et teie objektile mindi ja klikati peale ja vaadati. No, selline kena suur korter on. Vot sellest ma tahtsingi rääkida, et vaata, me sinuga koos natukene arutasime hindasin ja siis hästi äge katuse korter, keegi tahab vaadata, siis aadress on tegelikult Kaupmehe tänav 5.
et selline 3-toaline, ma ei tea, 5-6 meetrised laed on sul seal vist 106 ruutmeetrit jah, suur korter. 106 ruutu, hästi suur, hästi äge. et ja me võrdlesime seda tegelikult ühe teise korteriga, mis on täpselt kõrvalmajas, modernses uues majas. see on vana korda tehtud sihuke Eesti-aegne maja onju, kõrgete lagedega ja siis ja mis oli 4-toaline, aga sihuke lihtsa modernse sisustusega, et midagi erilist ei olnud onju. ja me saime keskmine suur korter küll, aga ka 100 ruutu. tavaline sisustus nagu jah, parkett onju, heledad seinad ja köök ja oli kõik. ja see meie hinnangul siis, mis juhtus, oli siis 4 ja 3 oli see, et see 4 oli odavam kui see 3, selleks, et see 3 esiteks eriline ja kordumatu. ruutmeetrid oli ühe välja nagu. jah, ja praktilisus on sellel 3 küll nagu pere jaoks noh kehvem, kuna seal on 3 tuba või 2 noh elutoaga koos. Eestis on alati elutoaga koos. Ja siis aga teine on 4, siis me leidsime, et see 3 maksab rohkem. Ehk siis näha ole lõpuks, et kui mõlemad müüdud on, siis kumb nagu, aga nii on. Siis näiteks teine korter on mul siin Stromkal on Koldepuiestee 72 ka uus kortermaja selle Selveri kõrval, mis seal on nagu politseimaja vastas. Kuu aja jooksul on 1800 vaatamist olnud. Mul on üks kiri tulnud, et tahtis tulla vaatama, aga siis inimene otsustas, et ta ei tule vaatama. Ilmselt sellepärast, et see on liiga kallis. Igapäevaselt 40 vaatamist umbes. Aga no ma lihtsalt tahan seda öelda, et inimesed otsivad, vaatavad, aga ei tehta nagu mingit pakkumisi, ei tulda vaatama. Tapal üks korter, mul on olnud umbes 1,5 kuud pakkumises ja siin ma korra vaatan seda. Näiteks meil see lamp paistab täpselt ekraani, kui ta oleks üle hea näeks teised. Ei, sul on endal valge ruut ees. Ma mõtlesin, mis asja. Et ka vaadatud nagu 1000 kordi nagu, aga ei ole kõnesid. Ma just rääkisin sellest samamoodi, et kui teil on müüjana klikid või vaatamised üleval, aga teiega ühendust ei võeta nii e-mailiga kui telefoni teel, siis on ainult üks märge sellele. Teie hind on vale. See ei ole piisavalt. Ma lihtsalt toongi välja, et nagu ei olegi huvilisi ja see näitab seda, et noh, aja pärast tuleb hakata rääkimisi pidama müüjaga, et hinda kujundada nagu. Ja. Või on siis mingisugune tehniline mingi asi nii suur, et ostjaid on, aga inimesed ei osta ikka nagu. No ja kui jah, see on ilmselt siis kirjas ja sellepärast nad ei julge ühendust võtta, et alati on ikkagi see hinnasuhe peab nagu paika jooksma turuga. No, ütleme 50-100 vaatamist päevas on tegelikult ikka üsna hästi on ju. Aga ei ole. Aga siin ma tahan just küsida, et sa vaatad seda statistikat, kus sa võtad selle praegu? See on KV see? KV statistika. Et üks asi on vaatamine, üks asi on klikkamine. No see on ikkagi vaatamine. Kuulutuse vaatamised, avalehe kuulutus, tasemeteenus, avalehe kuulutus, tasemeteenus, promo. Siin on ikkagi, mis nad, kes on kuulutust vaadanud. Et iga portaal jah, kasutab neid sõnu natuke erinev. Mõnel on vaatamine, mõnel on klikkamine, mõnel on lihtsalt kuvamine. Et ma ei tea, mis sul statistika on, aga no ütleme see vaadatavus ei anna tegelikult üldse nagu mingit selget arusaama. Seda, et nüüd on hästi suur huvi. Kusjuures kui rääkida statistikast, mis on hea huvi. Või oleks hästi palju nüüd ostuhuvilisi kliente, kes nagu tulevad ja räägivad. Minu hinnangul on see, et see on aastatega välja kujunenud. Me oleme seda omavahel arutanud nagu nii sa tead, et kui teil ma räägin natuke maakteritööst, et kui mul nädalas on 5 kohtumist, kas siis ühel objektil või erinevate objektide peal kokku, vähemalt 5, siis ma müün alati midagi maha. Mis tähendab seda, et kui sinu üksikul objektil käib nädalas, ütleme siis 6 kokku 5 huvilist, siis on suur tõenäosus, et sa müüd selle ära. Lihtsalt sa müüd selle ära selleks, et huvi on piisavalt suur. 2, 3, 4, jah. 1-2 nädalas, ja tulebki seal 5 tükki, mõned jäävad ära. Aga miks see number on oluline, mina maaklerina ajan seda numbrit nädalas kohtumisi taga. Et 5 kohtumist nädalas erinevatel objektidel on väga-väga hea, see miinimum on sellepärast, et ma teen kogu aeg tehingut. Ma tean praktikas, et siis kogu aeg läheb midagi ära. Aga kui sul on see kohtumiste arv nagu pakutavad objektidega väiksem kui 5 nädalas, siis see müügiperiood erinevate objektid, see liikub ka edasi. Nii on nagu.
et kas sul ei ole sihukest tunnetust olnud? No see on loogiline, kui sa ei näita midagi, siis sa ei müü midagi. ja et see on nagu loogiline. kui mingil objektil hakkavad kliendid käima, vahest ongi, et pannakse kuulutus välja, kliendid hakkavad käima, kus nad ütlevad siis nagu, et ei sobi. See on arusaadavam. Seda, et hinnapakkumine tehakse, siis leitakse tavaliselt ikkagi mingi kokkuleppe müüjaga. Aga kui huvilised ütlevad, et nad ei ole huvitatud sellest objektist lihtsalt mingitel põhjustel, ei sobi, ma ei tea, mingid muud asjad, siis tõenäoliselt jääbki nagu niimoodi venimasi. Ja siis kui teed hinnamuudatuse, siis tulevad uued huvilised. Me siin ühte maja hinda muutsime eelmine nädal ja siis klient ütles mulle, kes tuligi paari päeva pärast helistas, ütles, et tahavad tulla vaatama, nüüd tõenäoliselt tahavad osta. Ütlesin, no nii kallist maja üldse ei vaadanudki, mis mul enne mind oli. Aga suur oli vahel. Aga see vahel oli 15 000 nagu. No aga see on mõnel täpselt see piir. See oli see 5%, umbes 3-4% oli tegelikult see. Nad olite turuhinnast üleval tegelikult, jah? No natuke ambitsioonikad. Ütleme, meil hindamine tehtud ja hindamine oli pluss-miinus 10%, et tegelikult meil oli... Te panite 10% otsa? Meil oli natukene vähem kui see 10% otsa. No, eks siis tegelikult lihtsalt see oli ikkagist kallis, et eks siis akt oli madalam. Aga mõnede objektide puhul ei ole see esmane hinnamuutus ei too ka. Kohe ei too, jah. Kaasa nagu. Et hästi palju on objektide puhul ikkagist, mida ma näen, on oluline on see, kõik see kombo kokku, et ei ole ühte ja kindlat reeglit, nagu miks teie kinnisvara midagi ära müüb. Vaid asukoht on see peamine, siis on teiseks, milline see objekt välja näeb, kus ta asub täpselt, noh, kui me räägime korteris, siis mis majas. Asukohale vastavalt õiglaselt hinnastatud ka. Jah, et täitsa nõus. Seisukorda, maja seisukorda, korrust, et... No ma toon hästi lihtsa näite. Ma just hinnastasin seda Paldiski ühetoolist koos kliendiga siin. Ja... seal maksab ühetoaline maksimum 35-40 000. See on maksimum, kui ta on nagu super ilus. Mitte super ilus, aga siuke hea. Ja Kosel maksab ühetoaline, täiesti erinevad kohad on. Ja lähedus, Kose on 30 kiltsa lähemal ka. Ja lihtsam sõita, pikk maantee, on ju, kaherealine. No, ühte läheb rang, teise läheb. Mis sest, siis Kose on kallim, 15 000 kallim, nagu selle sama korteri suuruse mõttes, sama seisukord, kui ma võtan, ma olen Kosel nii palju vaadanud, ostnud, tean. Kui kliendile küsida, et kas... Rong ei ole jällegist ainuke põhjus, miks see hind peaks üleval olema. Aga ta on rongiga võib-olla see, et inimene on nõus ostma selle odavama ja kaugema koha. Jah, kui on transport, ma olen nõus seda, aga rong ei ole see, et miks kuskil on kallim. Nüüd täpselt ei tea, aga Paldiskisse saab rongiga päris kiiresti juba, aga ikkagi kõik ei taha rongiga käia ja nad ei taha Paldiskis elada ja nad, jah. See on kuradi väike koht. On nõus, ei no, kellele meeldib, kellele mitte. Aga seal on eepilise vaatega rongipeatus. Kes pole kunagi Paldiskis käinud, siis minge selle pärast, et... No seal on metsad ja kõik loodust ka palju. Need tünnid on seal väga koledad küll, aga minge vaadake, see on vastu merd reaalselt see rongipeatus, et kui kõvem, no see on nagu Pirital umbes oleks rong peatuks, Pirita tee ääres. Jah, aga no ütleme siis jah, paljud ei taha sinna minna nagu jah. No loogiline. Siis, et hind on odavam. Mis sest, et hind on odavam. Ja mis sest, et tootlus on mega hea, et... Raha helistab, jah. Raha helistab, jah. Et unustasin hääleta peale panna. Ja me oleme laivis, me võime teha, mis me tahame. Ja. Igatahes, okei. Nädal toob veel? Nädal toobki seda, et mul on tükk kohtumisi. Notari aega on vaja juba 3. korda panen nüüd uut aega. Et kogu aeg on, kas pangal ei sobi või siis asjad venivad. Ja mõnikord on notari aja panemine siuke huvitav fenomen, et kõik ütlevad, et kõigile see kuupäev sobib. Siis ütleb alati see kuldreegel, et pank esindaja ütleb, et ei, meile see aeg ei sobi. Siis paned panga jaoks uue aja, siis keegi kogemata ütleb, aga ma olen seal tütre sünnipäeval kuskil hoopis, ma ei saa tulla, vaata. Ja siis nüüd ma panen 3. korda ühte notari aega, ma loodan, et ma saan nüüd paika selle. Notar helistaski praegu, et panna paika uus aeg. Ma ootan, et kliendid otsustaks ära, et kas siis Tabasalu kinnistu sobib ikkagi neile oma äriplaanile ja olenemata sellest Telia antennist ja mis kinnistu sul? Ärikinnistu, jah, ärimaa. Ja siis on Luigel on üks see huvitav objekt, natuke unikaalne, vaata see eraldi ehitatud maja osaga, või juurde ehitatud maja osaga.
et seal on ka nagu tore see, et kui ma omanikuga räägin, siis ta ütleb jälle, et eile käis 2 autot, sõitis maja ette ja vaatasid seal, aga tuppa ei tulnud kedagi, keegi ei küsinud midagi ja eile käis 1 ja üleeile käis 2 ja inimesed käivad luuramas niimoodi nagu kinnistuid käiakse. kinnistuid ja eramaju käiakse niimoodi. kui te oma maja müüte, olge valmis, et teie maja ees sõidetakse tihti läbi ja mingid kahtlased autod jäävad seisma. ja arutatakse, aga keegi tuppa ei tule ja maaklerile ka ei helista ennem, et kes saaks tulla nagu. aga mis mul veel on, mul on notaraja põrgatamine siis selleks, aga tegelikult müüki on tulemas, ma tegin siin story'sid ka, aga laivi ka siia, et ongi Paldiskisse ühetoaline korter, siis tegelikult kohe laivi läheb Laagris, või mitte Laagris, vabandust, Jüris tuleb ühetoaline korter, eile läks tegelikult laivi, tuli pakkumisse ühetoaline korter, 415 eurot, eraldi köögiga, klassikaline 32 ruutu, 2 suurt rõdu läbi korteri nii-öelda, esimene korrus, vaatega Haljasalale, ühtegi autot, midagi hästi vaikne, hästi mõnus ja meil on seal kogu aeg pikaajalised üürnikud olnud. Ja nüüd otsime uut ja tegelikult üürnik vahetub praegu ainult sellepärast, et inimene oli hästi aus, üürnik kirjutas lihtsalt, ütles, et kaotasin töö, mul lihtsalt ei ole tulevikus võimalik maksta. Et ma tahan öelda selle jutuga, miks ma seda räägin, et enamasti üürnikud on väga ausad ja siirad. Ja tegelikult nagu, jah, parem kui see, ja ütlevadki, et kui sa muga lepingut ei lõpeta, siis mul ei ole sul lihtsalt raha maksta varsti. Ja läheb ära ja korter peab vabaks. Et hakati siis üürniku kinni pidama ei ole see on nagu täiesti pointis. Ma tean, et mõned teevad seda ja ma ei saa aru sellest nagu. Ja tahavad nagu ikkagi teha. Et 3 kuud on õigus mul hoida sind tähtajatu lepingu puhul siin. No üldse lihtsalt, et mul on veel pool aastat aega sinuga siin. Pool aastat on leping, pool aastat veel leping. No kui on tähtajaline, jah. Keeruline on teinekord selgitada, aga mõnes siis mingi hetk ikkagi inimesed saavad inimlikult aru nagu. Et lihtsam on siis üks üür ära lõpetada ja leida uus lihtsalt üürnik, kes on maksevõimeline. Täpselt. Ja kes soovib uuesti nagu. Täpselt. Et neid on, jah. Aga rohkem mul ei olegi midagi. Võib-olla anname siin mõttena siis selle nädalasoovituse või mingi lifehacki või mis sul mõttesse tuleb, kui midagi keegi teeb või müüb või pildistab või? Ma arvan, et ongi nagu see omavaheline suhtlemine nagu oluline, et ikka inimestel muutub midagi ja ütleme siis müüjatel on ikka see, mul ei ole kiiret jutt nagu, aga nagu ma olen arutanud siin hinna muutmistega see, et kas on mõistlik täna oodata lihtsalt selle kõrgema hinnaga veel 1 või 2, et elust läheb see aeg nagu ära nagu, et mul on siin mõne asjaga lihtsalt see, et inimene, ma tean, et ta tahab tegelikult tulla Tallinnasse elama, on ju. Et sellepärast müüaksegi, et saaks Tallinnasse elama tulla. Et kas nüüd on siis täna nagu langetades paar tuhat, võib-olla, ma ei tea, võib-olla 5000 hinda, on ju, ja oodata see 2 kuud seal, kus sa tegelikult ei taha enam elada, on ju, või siis parem see muudatus ära teha ja oma elukorraldust muuta ja edasi liikuda nagu. Ma olen juba nõus sellega, et mida ma kinnisvara müügis kogu aeg näen, on see et noh, ootame 3 kuud, mul on aega vaata, et ja siis laseme hinna alla, et mille jaoks, et tegelikult ei ole vaja. On ka ebamugav nagu helistada, et nad ei ole huvilisi, mis siis statistika näitab siin iga päev mingi 50-100 nagu huvilist, kes on justkui vaadanud reklaami, on ju, et aga sellest ei ole nagu abi, et võib-olla AI-ga need IT aadressid üles otsima ja siis neile hakkama kirju kirjutama, et miks te vaatasite, et miks te tahate osta. Hakkame spoilima, et siis ei julge keegi enam varsti Tapal oli mingi kortermüüki, päevaga oli vist mingi, või paari päevaga oli vist 600 inimest vaadanud juba, aga nagu keegi eelista. Keegi eelista. Selleks, et ma lihtsalt teen nalja praegu, aga kui Tapal on 8 pakkumist ja sa oled 9, siis lihtsalt huvi on suur. Huvi on lihtsalt suur. Kohalikud elanikud. Kui Tallinnas on 3000 kuulutus, siis võib-olla see on hea point välja tuua. Ma toongi nädala pointina selle välja, et ja see on päris asi nagu, et kui te müüte tihe asustatud alal nagu Tallinna kesklinn või noh ikkagi seal, kus on ikkagi sadu korterid müügis, siis igatahes te peate pakkumistes kasutama tasemeteenuseid, tõstma oma pakkumist esimesele lehele või vähemalt teisele, selleks et inimene ei jõua mitte kunagi, kui sinu kuulutus on seal 6 aega üleval olnud, sinna ette on tulnud veel 100-200 pakkumist, siis su pakkumine tulegi välja, selleks et inimene ei jõua 10. lehele, ta ei viitsi minna sinna, on reaalsus. Nad küll väidetavalt nagu nii-öelda filtreerivad, muudavad oma asukohti igapäevaselt, et aga ei pruugi jõuda jah kõike valida. Lihtsam on see investeering teha nii-öelda, et kui te kinnisvara siseportaalis müüte,
siis arvestage, et see ei ole see summa, et te panete seal, ma ei tea, palju reaalsikul maksab, aga oletame 50 eurot kuu. Ja et nüüd ongi see tampsumma, et nüüd on kuu aega üleval ja kõik näevad, on ju. Et pange, arvestage sinna pluss 50 eurot tasemeteenuseid kindlasti juurde, mida te võiksite kogu aeg iga kuu kasutada. Et teie objekt oleks kas esilehel või siis nagu esimestel, näiteks kui piirkond lahti võtta Haabersti, tuli lämbi mõte praegu, siis te saate alati vaadata, kas seal on 3 tärni, 1 tärniga või 5 tärniga. Et ta oleks näiteks esimese 10 objekti seas, siis te teate, et te peate panema 2 tärni, siis ta on top 10 nagu kogu aeg, kui seda Haabersti piirkonda vaadatakse. Et sellega saab mängida ja tegelikult meie maakleritena teame seda väga hästi, kuidas portaalides nagu need loogikad ja filtrid ja asjad nagu toimivad. Et me saame nagu neid objekte esile tõsta, kui see vajadus peaks olema. Ja et sa seda õigesti teed, seks, et ma näen seda, et inimesed arvavad, et nad ostavad lihtsalt 1 tärni, on ju. Ma ostsin tasemeteenus on jumala nähtav, aga tegelikult seal kesklinnas on nii, et sul on ka 4 tärni, 5 tärni, 3 tärni, 2 tärni, siin on hästi palju. Need on kõik enne veel ja sinu oma on ikka 4. lehel. Ja see, tegelikult see 1 tärni ostmine on täiesti mõttetu, et sa pead nagu aru saama, mis tasemeteenused sa kasutad. Siin kliendil ei ole võimalik ka ostjal otsida, mis on uuem või vanem kuulutus. Sellepärast kuupäevad on ainult 1 või 2 päevaks näidatud ainult. Et siis on, jällegi siis on see võimalus uuenda kuupäeva. Kui jah, sa ostjana iga päev vaatad, siis sa juba tead, milline on uus ja milline vana on ju. Ja vahetage esipilti korra kuus, kvartalis korra vähemalt, et mõnikord see esipilt on nagu see, et see esipilt sulle meeldib, aga see enamus rahvale võib-olla ei meeldi. Pane näiteks köögipildi asemel elutuba või elutuba asemel köögipilt või kui sa nüüd eramaja, siis pane siis täpselt, et mingit looduspilti pole mõtet panna, kui sa korterit müüd, aga vaheta rotatsioonina korteri või kinnistu pilti, et jah, see on teema. Aga ma arvan, et see ongi minu soovitus, et kui ise ei oska, siis küsi nõu. Jah, helistage lihtsalt. Tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Tšau. Päeva. Tšau.